Täna räägime sellest, kuidas pall torust välja puhuda. Nüüd on teie kord ise rõhkusid tekitada ja muuta. Saskia ja Ralf. Saates jätkab see mängija, kes saab selle palli esimesena torust puhudes enda kätte. Ma näen, et laul on ainult 3 asja. Pingpongipall ja 2 torujuppi. Läks! Võtan palli ja panen ta siia kanalisatsioonitoru sisse. Torus on küll pime, aga ta ei praegu umbes siia kohta torus seisma. Mis saab, kui puhun torusse? Panen käe juba siia poole valmis. Hopsti! Ja pall lendas otse kaamerasse. Selle jaoks, et pall torust välja puhuda, ei tohi puhuda otse toru sisse. Nii liigub õhk kindlasti ühes suunas läbi toru ning haarab palli endaga kaasa. Me peame tekitama puhudes olukorra, kuidas õhk tahaks liikuda torust vastas suunas. Seega peaksime justkui torusse puhuma selles suunas. Mis tähendab, et me peaksime puhuma teiselt poolt. Mis ka selles ülesandes oleks olnud väga hea lahendus, kui vastasvõistleja oleks hakanud torusse puhuma. Küll aga selle peale lootma ei saa jääda. Seega peame mõtlema ise, kuidas puhuda nii, et õhk toru seest tahaks liikuda kaasa meie puhutud õhu suunaga. Selle jaoks kasutame seda T-liitmikku. Kui siit otsast nüüd sisse puhuda, siis õhk selle augu siin ja selle augu vahel liigub suhteliselt arusaadavalt. Siit otsast sisse ja siit otsast välja. Kuid mis juhtub selle auguga siin? Kui piisavalt kõvasti puhuda, siis liigub õhk hooga ühest otsast sisse, teisest välja ning siit midagi välja ei jõua tulla. Küll aga avaldab seisev õhk suuremat rõhku kui liikuv õhk. Seda saame kindlaks teha väga lihtsa katsega, mida me kõik saame kodus järele proovida. Otsi välja A4 paber ja pane see enda huulte alla. Ja nüüd puhu mööda paberit edasi. Nagu näeme, siis tõuseb paber horisontaalsesse asendisse. See on sellest, et me puhume siit pealt kiiresti liikuv õhu, mis rõhub paberit vähem kui paberi all olev paigal seisev õhk. Kui ülevalpool paberit on rõhk väiksem kui all, siis selle tulemusena lükkabki all olev õhk paberi sirgu. Ja kuna seisev õhk siin torusuu juures avaldab suuremat rõhku kui siit mööda liikuv õhk, siis hakkabki see seisev õhk lükkama seda õhku, mis on selles toru osa sees, siia liikuv õhu sisse. Ja sellest liikuvast õhust haaratakse ta kaasa ning ta liigub jälle läbi selle toru. Ja nii saamegi tekitada õhu liikumise sellest toru otsast siia toru otsa. Lihtsalt tänu sellele, et me puhume siit küljest sisse. Proovime nüüd ka selle järgi teha. Panen palli seekord siit toru otsast sisse. Tal on siin hea mugav äär, nii et ta ei lähe sealt kuskile. Panen selle toru otsa siia ning puhun nüüd siit läbi. Ja pall tuligi siia poole välja. Kui piisavalt pikalt puhuda, siis liigub pall kõigepealt siia ning edasi puhudes puhume palli lihtsalt sellest toru otsast välja. Mida aga teha siis, kui näed, et vastasvõistleja juba on hakanud puhuma? No, siis ei tule midagi muud keerulist teha, kui lihtsalt käsi toru teisele otsale ette panna. Sest siis siin enam seda välist seisvat õhku ei ole, mis pidevalt saaks seda palli edasi suruda. Kui rõhud tasakaalustuvad, siis pall enam edasi ei liigu.